3D mudelid või siis 3D kunst. Daliga sa võid teha on ju fotosid, kunsti, illustratsioone, aga sa võid ka mõelda ruumiliselt. Näiteks alustame kohe väga armsa kassiga. Piraatkass, alustan kohe kergelt, et ma mõtlen materjalidele esialgu, et äkki tahaks mingist materjalist midagi näiteks leiutada, on ju. Et sa saad kasutada Dali põhimõtteliselt ideede kogumiseks. Või sa võid seda objekti nüüd võtta siin, näiteks kustutada tausta ära ja panna kuskile endale pildile. Sa saad seda nagu enda materjalina kasutada või seda kasutada ideeda, et sa saaksid ka päris elus midagi siukest leiutada. Näiteks siin on savi, on ju. Nüüd on plasteliin järsku. On plasteliini moodi, jah. Siin on mõned väiksed vead näha, mis juhtub plasteliiniga, nii et tundub nagu okei, päris realistlik. Võime ka puidust teha, jah. Või kvartsist. Põhimõtteliselt ükskõik, mis materjal sulle pähe hüppab, sa saad seda vaadata, kuidas ta sellise kuju välja näeb. Ja materjale, näed, see annab veel nimekirja juurde, okei, keraamilised materjalid. Paber. Bioloogiline. Ta selle all mõtleb, okei. Igatahes neid materjale ükskõik kivist, puiduni, liivani, mida iganes sa saad vaadata, kuidas ta sinu objekt näeks välja sellisel kujul. Noh, siin on kangas tehtud näiteks. Kui sul meeldib käsitöö, sa saad ka, palun, vaadata niimoodi, ideid koguda. Nii, aga lähme nüüd 3D mudelite maailma ka. Siin ma tegin 3D robotit, kes mängib kitarri, aga ma panin talle nüüd väga spetsiifilist stiili. Voxel. Ma arvan, sellel eesti keeles ei olegi mingit nime. Või on, aga ta on kuidagi, ma arvan, mida vast keegi ei tea, mis asi see on. Jah, Voxel, mis see ütleb. Aga kui me guugeldame seda, me näeme, okei, näeb siuke välja. Uhke. Et sa saad niimoodi kuubikute stiilis midagi leiutada. Nagu mingi Lego taoline. Okei. Nüüd ma panin talle madal polüü hulknurk. Et hulknurk on siukene. Polygon, jah. Panen veel juurde 3D mudel. Saan paremini aru. Nii. See on nüüd 3D mudeli siukene, näiteks nagu algtase, et vaata, kui sa midagi modelleerid. Sa modelleerid enne siukesed tahukesed üksteise külge. Ja siis pärast teed ta siukseks detailsemaks. Aga esialgu, mis mina veel panin see juurde, madal polüü. Madal ongi nüüd siukene hästi lihtsustatud versioon, mitte siukene on ju, et ongi näiteks siukene low poly. Nii, me näeme siit täpsemalt. Siin on väga-väga suured tükikesed on ju, siin juba läheb detailsemaks. See on juba high poly. Ma võin ka niimoodi proovida, et ma ei pane low poly, ma panengi high poly hoopis. See eesti keeles, inglise keeles. Aga see on nüüd siukene väga konkreetne stiil vahepeal kuskil mängudes näiteks tahad. Ei tahagi mingid detailsed tegelased, tegelikult need detailsed asjad võtavad kaua aega ka vaata. No näed, sa saad siukese huvitava stiilis teha. Kui ma näiteks võtan selle sama keskluse, panen siia nüüd kõrge. Ma tegin ka siin joonistust, et sa näeksid, et okei, et me saame teha joonistusi, fotosid, aga me saame ka mõelda ruumiliselt, jah. Ja sa saad alati muidugi täpsustada ka veel, et mis vaatega ta on, et kas ta vaatab kaamerasse, kas ta on küljega, seljaga, vaatab üles, mida iganes. Et praegu ma ei täpsustanud seda paneb ise automaatselt, et okei, ta vaatab siis kaamerasse. Või kuskile külje peale, aga saad seda ka täpsustada. Nii, nüüd ma tegin siin siukest trikki, et ma panin ka juurde renderdus ja Blender on nüüd 3D modelleerimise programm. Kui sa paned nüüd mingi Blender ja renderdus, sa saadki nagu, et see olekski nagu päriselt seal programmis tehtud praegu. Et okei, on kujundatud siukene mudel ja sa saad vaadata, kuidas ta näeks välja siis renderdatud kujul. Ta paneb siia maapinna ka veel koos varjudega. Nagu Blender programmis ikka. Noh, Blender näeb siukene välja, siuke programm, kus saadki teha siukseid kujutisi.
kui sa tegeled sellega, saad enne selle tehisintellektiga näiteks mingeid ideid korjata ja pärast saad seda järgi teha. Ja veel uhkemaks näiteks, et mitte ei kopeeri maha lihtsalt. Nii ma võtsin selle madal polüü ära siit. No nüüd tegi üsna detailselt ja suht hirmsat. Ja meil on siin robot, kes on veel üks blender, ta pani need blenderi programmi need disaini elemendid ka sinna. Nii, nüüd on meil kõrge polüü. Ja me näeme, et okei, et on ikka need hulk tahud siin alles, aga need ei ole enam nii siuksed vähedetailsed, et need on nüüd siuksed väga detailsed. No see on küll naljakas oli. Nagu inimene siin maa peal. Ma tegin siin veel mingit robotit veel. Tahtsin, et seisaks käe peal tegelikult. Teeb mingit huvitavat trikki siin. Noh, nüüd seisab käe peal. Siin on 3 jalga. Nii, siin on nüüd inimene hoopis, mitte robot. Kui sa näiteks tegeled kunstiga, sul oleks vaja mingit konkreetset poosi inimesest, sa saad ka siin katsetada. Sa ei pea muidugi panema, et mingi madal polüü, sa võidki panna mida iganes. Mis materjal sul vaja on või kui detailne ta peaks olema, mida iganes. No see on ka hea näiteks, referentsiks. Aga vaatame nüüd 3D kunstimaailma, mida ma selle all mõtlen, et on olemas igasugused huvitavad mängud, filmid, animatsioonid, kus ongi 3D tegelased. Need ei ole siuksed 2D. Okei, on olemas 2D, aga on ka olemas 3D on ju. Ja esimene ma vaatakski Pixar. See on nüüd, tunned vast ära, kellega tegu on, et siin on nende filmid või animatsioonid. Need on oma siuke konkreetne stiil on ju. Ja sa saadki nüüd Dalile öelda, tee mulle sama stiilis. Mingi 3D avatar või mingi keskkond, objekt, mida iganes, aga siin ma näitan tegelast. Näeb huvitav välja, niisugune tunned ära rohkem, et okei, on jah tõesti nagu sellest pärit. No siin on meie see lemmiktegelane jälle. Ja nüüd ma mõtlesin ka mängude peale, jaa, Minecraft, seda peaks küll teadma, mis see on. Et okei, ta ei ole päris Minecrafti stiilis on ju. Minecraft on ikka siukene, et siuke näeb välja hoopis, aga kui ma vaatan sellele praegu otsa, ma tegelikult saaks küll aru, et tegu Minecraftiga, sest vaatan siuksed iseloomulikud käed, ilmad ja okei, need juuksed on ikka päris detailsed Minecrafti mõttes, aga see nägu on küll nagu Minecraft, jaa. Et tegelikult tehakse ka siukses stiilis, et rohkem ma arvan mingeid animatsioone tehakse. Mängus ise ei ole siukene. Siis on näiteks siin Terraria, see on ka üks. Terraria on pigem siukene 2D mäng. Mingi mäng on 2D, siis sa võid ka öelda, et tee mulle siis 3D versioon sellest. Ja tuli täitsa huvitav stiil. Proovisin siukest mängu, ta ei olnud nõus. Ma ei tea, miks, sest tegelikult vaata, kui sa teed mingi stiilis, ei tohiks autoriõigusega kaitstud olla, sest stiil ei ole nagu, ma ei tea, sa teed lihtsalt mingi stiilis. See on sama nagu sa teed kunsti mingi stiilis lihtsalt. Siin ma panin lihtsalt klotsiline. Ei olegi mingi konkreetset nimetust. On klotsiline jah. Ma tahtsin kogu tema keha saada siin kätte. Ma panin juurde loodus. See loodus kohe näitab ära, et jaa, Minecraft. Seal ongi siukene stiil. Aga panin ka siia juurde isomeetriline, mida võib-olla siin pildil ei pea panema, aga mida see isomeetriline muidu tähendab? Ma näitan kassiga, kui meil juba siin kassid on. See on pigem juba siukene perspektiivi asi nüüd. Aga jah. Kuidas ma seletan isomeetriline? See on nüüd see, kuidas me mingit asja näeme. Et me ei näe seda pealtvaates, kõrvaltvaates, me näemegi nagu teda igast nurgast nüüd. Kas mõtte sassi, nii et ma teen nüüd siukest väikest asja GPT-ga, et palun tal seletada, nagu ma oleks 7-aastane. Mänguväljakud.
vast on arusaadavam see jutt siin. aga noh, ma arvan, et nüüd on vast arusaadav, et ei pea mõtlema ainult niimoodi pealtvaatajana mingit joonistust, fotot, et sa saad ka mõelda niimoodi ruumiliselt ideede jaoks või teedki mingit tegelast kuskil reklaamil on ju. see ongi midagi konkreetset mingist mängust või midagi lastele või pea olema, see võib ka lihtsalt, et midagi siukest huvitavamat, ei ole lihtsalt igav mingi foto, et panedki mingi 3D tegelase sinna hoopis midagi ebatavalist.